Minul ei ole enam teksti, sa tead seda? No läks. Sagapoo. Tuleb tekstivaba osa, aga mis on see pantomiim? Ennem signatuur ka, uus signatuur. Ehk siis nüüd on siis meditsiini ja eneseabi minutid rubriigi nime veel ei ole, et me leiame, jah. Kui põhjus on, siis me leiame ka selle nime. Niisiis. Et nüüd on see osa, kus mina olen saatejuht ja doktor. Sina oled patsient ja abivaja ja mina olen Vassiljev, sina ei ole Vassiljev. Mina ei ole Vassiljev, kindlasti mitte. Et no nüüd võib-olla küsiks siis niimoodi, vaata 50. eluaasta künnisel on igasuguseid hädasid. Tervisehädasid, hingehädasid. Valdavalt, jah. Noh, näiteks võtame, inimene elab teisel pool saart, aga 5. päeva on juba siin pool saart. Minuga täpselt samamoodi vahest. Olen kuskil üksiku saare peal. Me ei taha rääkida üksipulki sellest, kus me käisime, mis me tegime. Parem kui keegi tea. Aga võib-olla siis nagu põhjustest on. Me ikkagi teeme kergel toonil tõsist saadet. Me oleme paljusid ähvardanud. Jah, me oleme ähvardanud küll, jah. Et ma võib-olla siis küsiks sissejuhatuseks niimoodi nagu mina juba olen 50. Sina alles saad. Et räägi, mis muret? Kust käriseb ja mis? Käriseb see, et ise ütlesid ka välja, et see 50 hakkab kärisema, et ega muud häda ei olegi, et muidu saaks ju täitsa hakkama, aga lihtsalt see 50 käriseb. Räägi nagu sõbrale, ja. Noh, ma ei tea, kas, okei, jah. Meil on ainult 24 vaatajat. Ja, nii et ma väga paljudele ei jõua sellega hinge pugeda. Ei, ma arvan, et oluline osa on just see, et ei oska veel olla nagu 50. Sama siin, jah. Jah, et tahaks nagu olla noorem või noh, tahaks jätkata nii nagu vanasti, eks ole. Aga? No see on nagu Lenin või oli see Marx, kes ütles, et poliitiline situatsioon, tähendab see revolutsiooni situatsioon oli see, et kas see siis alamklassid enam ei jaksa ja ülemad klassid ei saa, et siis tuleb revolutsiooniline situatsioon. Et noh, võt ongi niimoodi, et mul on vähemalt see kätte jõudnud, ma ei tea, kuidas sul on, eks ole, võib-olla sul on see juba möödas, aga muidu ma mäletan väga hästi su 50. Ja, isegi mina, jah. Ja, sa isegi aitsid mind koju järgmine päev. See ei ole oluline. Oluline on see, et tekib nagu... Märkamatult sai sellest päevast järgmine päev. Nagu ikka. No nagu ikka, eks ole. Et revolutsiooni situatsioon on see, et kui inimesed nagu taipab, et ühtemoodi ei oska ja teistmoodi ka ei saa. Või noh, midagi niisugust. Kas see oli enam adekvaatne vastus? Ja, see oli nagu sissejuhatuseks hea. Selles mõttes, et ma nagu ise olen ka väga palju mõelnud. Nii enne, kui ma sain 50, vaata siis nagu inimene hakkab mõtlema, kuigi võib-olla ei tasu. No jah, see oli vilja, eks ole. Et ma olen viimasel ajal kuulanud ka mingid neid tarkade inimeste podcaste ja siis... Targemad kui meie podcast. Üks teema on... No vaata, kui sa oled 35 ja 40, siis võib-olla veel vanemad või kui sul on vanemad või kui mingid teised inimesed küsivad, et umbes millal sa suureks saad. Millal sa hakkad normaalseid asju tegema ja mingid siukest lolli juttu hakkab vahest. Mõtled nõga, eks ole. Mul ka võib-olla äkki ema ei küsinud. Isa küsis, et 33, et millal need töllakused nagu lõppevad. Ma mäletan seda, kuidas ta ütles, et selliste meestega meil ei ole mitte midagi rääkida. See oli siis, kui ma 3. korda üritasin raha laenata samal päeval. Ja, see vastas küll, jah. Laenata oli muidugi hea. No jah, et sa pidid minema kuskile hambaarsti juurde või oli selle juukseks. Hambaarsti juurde ma kindlasti ei läinud. Mingi klientuur oli. Ei no jah, aga nagu jah. Ma olen nagu vähemalt sellest ma olen nüüd üle saanud. Ma pidin tegelikult sinu käest küsima, sina pidid rääkima. Okei, ma ühe repliigi ütlen sulle ette, et siis sa saad nagu lähtuda sellest. Annad mulle vihki ette. 2 takti ette. Et ma nüüd enam ei taha täiskasvanuks saada selles mõttes, et ma nüüd seoses selle 50 ja võib-olla isegi 52 varsti. Et
see ambitsioon on nagu õnneks Läbi. mööda läinud. jah, okei. et see soov või ühiskondlik surve, et sa peaks nüüd olema ja see on läinud. Seda ei ole. Okay. See läks ära. See rong on läinud. See rong läks ära. okei. Aga sinuga? Aga su küsimus oli, et kuidas minul on? Ja. Kuidas sinu ühiskondliku survega lood on? Ei, mul ei ole mingit survet. Mul on nagu selles mõttes, et ma olen natuke nagu kahtlane selles suhtes, et minuga ei saa nagu arvestada nagu no näiteks see, et okei, et sa ütlesid, et sina nagu, eks ole, said mingi hetk aru, et sul nüüd nagu lõppes see aeg ära ja rong läks minema ja nii edasi. Et ma nagu siiamaani nagu eeldan, et ma olen endiselt veel tegus, aga kas ma breigi peal, et ma peaks mõttepausi saama. Ei okei, las olla. Et mõte on selles, et ma usun nagu sellesse, et igal ühel on vist oma tee, mida mööda käia. Ehk et nagu igaüks leiab enda tee. Ehk et ma kindlasti nagu ei ole täiskasvanult ilmselt saanud. Noh, selles mõttes, aga mina ei tea. No mina näiteks Elu. Pigem isegi võib-olla üritan, noh, mul on poeg on 5-6 aastane ja ta küsib mu käest väga sageli, et kas mina ei võiks olla nagu natuke aega jälle tema vanune, et siis ma nagu üritan. See on üllatav jah, et sa oled öelnud mulle, et ta on küsinud sult sellist värki, et ma ei kujuta ette, et ta võiks seda küsida sulle käest. Mina ei küsi kunagi lapse käest, et kelleks sa tahad saada või et noh, ta ka vaemikuks. Nojah, et ta ei räägi suureks saamiseks, vaid ta räägib sellest, et mis ta siis teeb, kui ta suureks poisiks saab, et arvab, et kui ta saab suureks poisiks, siis ta võib-olla saab laevajuht. Peter Pan. Jah. Põhimõtteliselt. Aga no, et mitte jutt liiga tõsiseks ei läheks, et ma sain tegelikult vastuse ka, aga et noh, kui meditsiini jagame, jätkame hipopotaamus Hippokraatset süüa tahaks, okei, see et vaata, ma olen ütlesin, et kuulasin neid podcast'e, et siis seal räägitakse ka enese mäletamisest, et no see on nagu meditsiin ja mälu on ju. Memento mori. Et noh, et inimesed mäletavad, no see on tegelikult hea, et ennast läbi mingite sündmuste on ju, et ma küsin siis sinu käest ka, et noh, kus sa olid siis, kui Estonia põhja läks 28. september 1994? Laagris? Mitte, teab, Laagris Saue vallas, mitte spordilaagris? Ei olnud spordilaagri, ei olnud pioneerilaagri ka, aga ei olnud vangilaager ka, et ma olin laagris. Kolõmmas ei olnud? Ma olin Väike Pääskülas jah, et ma mäletan seda juhtumit küll jah. Mis sa tegid seal Väike Pääskülas? Ma elasin seal. Ma väga pikalt ei tahaks sellest rääkida, aga kus sa siis olid, kui Balti kett oli? Siis ma olin, las ma mõtlen, kus ma olin. Siis ma olin Sauel. Sama raudteeliini ääres. Enam-vähem ma, jah, toonane elu läks enam-vähem ühte nagu seda raudteeliini pidi. Kus sa siis olid, kui su pulm oli? Ma ei tea, mul on naine vist ei kutsunud sinna. Okei, see on nali. Aga kus see toimus? See oli Pikse baaris ehk ühes motoklubi baaris. Tallinnas ja Narva maanteel. Tead küll, kus on see Vileni Viltuse torniga kirik. Ja. Siis selle taga oli üks motoklubi. Rahvast oli palju ja? No oli ikka üks jah, tüki maad, ma arvan, et 200 inimest jah. No jah, et inimesed siis, noh, need vähemalt tuli meelde näed jälle. Ei, lihtsalt jutt sellest, et me käest, et kus sa olid, kui, ma ei tea, Toomas Hendrik Ilves valiti presidendiks, siis sa ma mäletan. Siis sa ka Sauel või kuskil? Ei olnud Sauel, seekord ei olnud Sauel. Kusjuures meil oli sel hetkel, ma olin juudi juba ma olin Raumäel ei olnud. Ei, jutt on selles, et
et ma olin täiesti veendunud, et seekord, kui sa mõtled seda juhtumit, kui oi. meie pastuja rõngassõiad. said kannatanud. Ei ole hull midagi. Kui sa mõtled seda korda, kui oli valik kas Rüütel või Ilves, jah, siis ma tunnistan, et ma pooldasin Ilvest, aga ma olin täitsa veendunud, et saab Rüütel. Ja ma olin nõus, meil järgmine päev oli üks live. Ma nimelt olen natuke muusik ka või selles mõttes, et sa aru, ma ütlesin siin külas ka kohalikele, et sa tegelikult oled muusik, siis nad saavad aru. Siis nad saavad aru, mis ta, okei. See seletab nii mõndagi, jah. Okei. Sa oled juba kõik andeks. Et nad võib-olla ei küsi seda laenu või seda võrda. Kunagi tagasi, eks ole, jah. Okei. Et mõte oli igal see, et ma olin nõus Leina Lindiga sinimustvalge marssima Rockstari nagu klubisse sisse, et nagu tähistada seda, et saab Rüütel. Küll aga sai Ilvesene. Ja siis jah, no võt, nii palju siis mälust. Ei, mul on päris hea mälu, jah. Tahad minu käest mingeid meditsiinilisi küsimusi küsitada? Tänan. Vahepeal oli kehvem, nüüd on jälle parem. Siis sa juba vastasid küsimusele ära, jah. Ei, ma mõtlen, kuidas sul muidu mentaalselt läheb? Ma ütlen, vahepeal oli kehvem ja nüüd on jälle parem. Midagi nagu tõmbas tagasi vahepeal ja siis uni ei olnud väga hea ja... Mulle ka tõmbab vahepeal tagasi. Jah, eks ole. Aga su üldine enesetunne sellest nagu ei muutu või? See ju ta muutub. Eks ma ei ole täheldanud, olgu. Üks ja sama, jah. Täname kuulajaid, vaatajaid ja loodame anda endast parima. Järgmise saate me teeme veel hullema. Veel parema. Anname seda, mis meil anda on. Ja. Saage ilma meeta hakkama. Vahepeal, kes oli, kes ei tahtnud meiega hakkama saada? Täpselt, kes ei saanud ilma meeta hakkama? Oli üks meie kuulaja. Ilmatsalust. Toomas, jah. Toomas Ilmatsalust. Me teeme nii kiiresti, kui on võimalik. Me oleme sinuga. Jah. Me jääme. Olgu või üks vaata. Kas või üks, jah. Aga me teeme seda. Ütleme siis edaspidi, et Toomasele ja teistele. Jah, täpselt nii. Sagapo malakas. Ja tšau. Tšau. Kalimõõra saab.